Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Keskpäevatund. On jälle suvi, kuid mures mu meel. Maailm on sassis, ei tea mis nüüd teen. Mul sees on tunne, mis mind rahutuks teeb. Mis maailmas toimub, mul sees lausa keeb. Kaja tormab ja lollusid teeb. Tagasi astuda ei kavatse veel. Vaid üks vale ongi ta sees. Olla vaba nüüd ihkan vaid ma, kuid seda tunnet tunda me ei saa. On hirmu tunne ja viha mu sees, sest valitsus mind rahutuks teeb. On paljud küsinud, et Kaja, mis teed? Miks on nii, et nukker meil meel? Sa valetad ja murrad lubadused ja aina lapsikumad vabandused. Kaja tormab ja lollusid teeb. Tagasi astuda ei kavatse veel. Vaid üks vale ongi ta sees. Olla vaba nüüd ihkan vaid ma, kuid seda tunnet tunda me ei saa. On hirmu tunne ja viha mu sees, sest valitsus mind rahutuks teeb. On palju küsin, et Kaja, mis teeb? Miks on nii, et nukker meil meel? Sa valetad ja murrad lubadused ja aina lapsikumad vabandused. Kaja tormab ja lollusid teeb. Tagasi astuda ei kavatse veel. Vaid üks vale ongi ta sees. Olla vaba nüüd ihkan vaid ma, kuid seda tunnet tunda me ei saa. On hirmu tunne ja viha mu sees, sest valitsus mind rahutuks teeb. Lugege mu uuted, maksud ei tõuse, punkt. Maksud ei tõuse. Olla vaba nüüd ihkan vaid ma, kuid seda tunnet tunda me ei saa. Vaid maksud tõusud ja valitsus see, mis mu hinge rahutuks teeb. Hommista Taliman, Talimi banana. Uudiseid koduvabariigist. Tere, on laupäev keskpäev ja Ignar Fjuk, Marek Strandberg ja Ainar Ruussaar ütlevad teile tere keskpäevatunni otse stuudiost. Reven Kösteri üsna värske pala lugedes huultelt on tänase seisuga küll kriitiline tagasivaade eelmise valitsuse juhi tegemistele, aga endiselt aktuaalne tänagi, sest laulu sõnad valitsus mind rahutuks teeb on ju moel või teisel tõsi. Olümpiamängud Pariisis on avatud, võistlused käimas, Lõuna-Koreas sai avatseremoonial Põhja-Korea, seda küll õnneks kommentaatori keeleapsu tõttu. Olümpiast räägivad arvukad tuuameedia, tele- ja raadiosaated, aga meie püüame anda oma hinnangu meil kodustel südasuvistel võistlustel toimuvatele. Uue valitsuse üks esimesi otsuseid oli pikendada aasta võrra eesti keele B2 oskuse nõuet neile õpetajatele, kes suudavad tõestada, et on näidanud üles mingit huvi jõuda selle keeleoskuse tasemeni. Kokku on koolides ligikaudu 600 töötajat, kellel puudub B2 keeletase. Samas on koole, kus on puudu eriala õpetajatest. Näiteks Tallinnas saab valitsuse otsuse kohaselt jätkata veel aasta oma tööd 140 õpetajat, kes muidu oleks pidanud lahkuma. Üks väike, aga põhimõtteline otsus, mis tegelikult teeb mind väga kurjaks. Mitte kurvaks, vaid kurjaks. See on täiesti õige. Lisaks sinna juurde veel üks tähelepanek. Nimelt pingsalt otsitakse meil millegi tõttu võimalust, et inimestele, kellel on kunagi antud pedagoogiline haridus ja kes ei ole eesti keelt ära õppinud, et muuta nad eestikeelseteks. No mis ühtpidi tundub natuke naljakas olevat, sellepärast, et kui me kujutame ette, et keskealine või üle selle inimene asub ponnistavalt nagu tegelema keeleõppega, siis olgem ausad, eesti keelt ei kirjas, ei kõnesta tõenäoliselt nii selgelt, ei õpi selgeks, et ta suudaks oma eriala sujuvalt selgitada ja õpetada. Ja nüüd no, see on nii. Ja asjaolu, kuna sellest räägitakse juba õige pikka aega
ja see teema on üleval nagu väga pikalt, siis minu küsimus on lihtne, et aga kus on siis nendel inimestel, kellel eesti keel suus ja kirjakeel ja kõik puha ja kelle erialaline teadmine on olemas, sellepärast, et ütleb minu teadmine ja ka praktikute oma, et kui inimesel on soov näiteks hea palga peale saada oma senisest, ma ei oska öelda, teadlase või kelle iganes karjäärist üle minna, siis pedagoogilised oskused õpetatakse inimestele, kellel selleks ju eeldusi on üsna kiiresti selgeks, et miks me püüame venekeelse emakeele ja mõttelaadiga inimesi õpetada eesti keeles õpetama, mis põhimõtteliselt minu meelest on võimatu. Kohe, Ignar, aga kõik vene koolides õpetavad õpetajad on teadnud juba mitukümmend aastat, et nad peavad õpetajana jätkamiseks oskama eesti keelt B2 tasemel. B2 tähendab siis seda, et selle oskaja suudab eesti keeles ladusalt vestelda, kirjutada selgeid ja detailseid tekste, esseesid, põhjendada oma seisukohti ja kirjeldada põhjalikult sündmusi. Aga eesti koolide asjaajamise keel on eesti keel. Pagan, miks me teeme selliseid otsuseid, miks me lükkame neid jälle edasi? Ma olen selles teemas aastakümneid südant valutanud ja ma tõesti ka ei saa aru, et kuidas on võimalik, et aastakümneid on Eesti Vabariik eksisteerinud, aastakümneid on see nõue kooliõpetajatele olnud seadusesse sisse kirjutatud, aga tegelikult praktikas seda ei ole rakendatud. Ja lihtsalt ütlen Marekile nii, et Eestis on niimoodi, et aastast 2005 kuni 2022 on saanud õpetajakoolituse Eesti ülikoolides 6200 inimest, aga nendest töötab õpetajatena ainult 59%. Nii et sellest õpetajate konnast lahkumine on väga kiire. Nüüd alles eelmine aasta või 1,5 aastat tagasi, siis valitsus kehtestas teatud nii-öelda lisavõimalusi tuua tagasi neid õpetajaid, kes on nii-öelda reservis ja see protsess toimub. Aga tänasel hetkel, kui kohe on 1. september ja koolid peaks algama, siis ma olen aru saanud, et valitsuse argumendid anda 1 aasta neile, mitte kõigile, vaid neile, kellel on nii-öelda B1 keeleoskusnõue juba eksami kaudu sooritatud ja kes läbis selle nii-öelda kursuse, kuid ei sooritanud B2 vajalikku eksamit. Anda võimalus, et nad selle eksami ära teevad. Mis ei tähenda seda, et see lihtsalt aasta otsa nad oleks nii-öelda veel B1 nõude põhiselt töötamas, vaid andmete järgi, mis on ka netist kätte saadavad, väga suur osa nendest juba võib-olla septembris, oktoobris, novembris sooritab selle eksami. Nii et see ei ole mustvalge. See on mustvalge. Ja selles mõttes ta ei ole mustvalge, et me ei oska siin süütlast leida. Kui vaadata, aga see on ääretult oluline, sest kurat võtaks, kes lõpuks vastutab sellest, mis Eestis tehakse, kes vastutab nende poliitiliste eesmärkide eest, mis seatakse ja kes vastutab sellest, et neid ka täidetakse. Me saame suuri asju kukesammude võrra järjest edasi lükata. Te mõlemad olete Riigikogu liikmed olnud, teil on ka see vastutus. Miks me 30 aastat jamame sellega? Teie, härra Ruussaar, olete valijaga, teil on see vastutus. Aga küsime niimoodi, et kui nüüd jälgida, millistel nii-öelda seaduse pügalate järgi peaks toimuma see nii-öelda eestikeelsele õppele üleminek õpetajate poolt, siis on välja tulnud, et väga paljudes valdkondades, on see näiteks lasteaedade abiõpetajad või siis eripedagoogid või psühholoogid, seda nõuet ei olegi seadustes kehtestatud. Nii et see kõik on olnud üks mugav oleskelu ja seejuures veel, kui nüüd jälgida, Keskerakond on Tallinnas võimul ja enamus nendest koolidest, mis puudutab neid õpetajaid, on olnud Tallinna koolid. Aga opositsioon kes ei ole Keskerakond, ei ole sellele tähelepanu juhtinud. Tegeldakse kõiksugude muude asjadega, mis on ka olulised, aga see on fookusest väljas ja ma arvan, et põhjus, miks see otsus tegelikult tehti, on selles, et ka arutati teemat teatud julgeoleku aspektidega.
No ega me peame tõdema seda, et ega uus valitsus on kokku pandud mõnes mõttes lödipükstest, kelle eesmärk on ikkagi mööda seda köit kõndida kuni järgmiste valimisteni välja. Ja loomulikult püüti seda teha võimalikult vastu tulles kõik võimalikele muredele, mida näiteks ka sotsiaaldemokraadid oma mitmepalgelisuses välja näidavad, kuni jäädi nõusse sellega, et et kokkuhoiupoliitika raames me teeme juurde veel ühe ministrikoha selleks, et nagu mingisugune Keskerakonna väljaheide siis nagu kasutusse võtta uuesti ministrina. Ja see lödipükslus on nagu iseenesest see, mis ju mõnes mõttes meid häiris kogu selle Kaja Kallasegi võimuloleku käigus, kus me saame ju täna aru, et ega temagi plaan lõppkokkuvõttes ei olnud mitte Eesti riigi eest seista, vaid endale kõrge koht Euroopas leida. Ja kuna see kõik tuleb niimoodi välja, siis ega ju ei olegi midagi muud kui loota vaid selle peale, et valijatel mälu on ja järgmine kord ehk kui see võimalus tuleb midagi muud tehakse, aga praktiliselt me peame tõdema seda, et kogu selle aja jooksul, kui see vene kooli küsimus on üleval olnud, oleme me elanud jätkuvalt ammu juba surnud mehe hirmus, kelleks on Max van der Stoel, kes ju Eestisse istutas selle hirmu, et kui me venelastega koostööd ei tee ja vaat et kui kakskeelset eesti ja venekeelset riiki ei tule, siis on hirmus jama lahti, me ei saa Euroopa Liitu ja ei tea kuhu veel. No me keegi siin stuudios ei taha ja ei kujuta ette seda, et meil oleks mingisugune nõue, et kõigil, kes peavad ennast eestlaseks, peaks aknal olema sinimustvalge lipp, loomulikult mitte, aga asi on motivatsioonis, asi on palju lihtsam. Ma olen kohanud paljusid noori inimesi, kelle kodune keel on vene keel, kes oskavad väga hästi eesti keelt ja nende motivatsioon on see, et nad soovivad minna edasi õppida ülikooli, näiteks arstiks. Iseasi, kas nad pärast ülikooli siis ka oma kodukohta näiteks Ida-Virumaal tagasi pöörduvad, aga miks see asi jälle toppama jäi? Kuidas saab neid eesti keele oskuse nõudeid üldse võtta tõsiselt, kui neid lõputult edasi lükata ja te võite rääkida tänasest valitsusest või opositsioonist või eelmistest valitsustest, pagan võtaks veerand sajandit. Me räägime ja me ei jõua kuhugi ja me tegeleme mingisuguse asjaga, me tegeleme mingisuguse Maarjamäe obeliskiga, millel tegelikult välisel vaatlusel puuduvad igasugused nõukogude sümboolikat tunnused, me tegeleme tänavanimedega, millest väga paljude puhul on õigustatud nende ümbernimetamine, aga Smuuli tänava puhul on see jälle kindlasti vaidlusi tekitav ja nii edasi. Ma annan sulle lihtsa vastuse, ega vastus on lihtne, et seda võrd, kuivõrd meie vasakpoolsed võtavad üle Keskerakonna endisi liikmeid ja poliitiliselt nähtavaid inimesi, seda võrd ka kasvab nende soov meeldida vene publikule ja see on niivõrd selge, et nende nimel ja nende heaks tehakse samme, mis iseenesest võib-olla enne seda, kui Keskerakond lagunes ja sealt hakkas igasugu tegelasi üle jooksma jälle ikkagi võimu säilitamise nimel, ei oleks võib-olla tehtud. Nii et alati, kui me vaatame praeguse valitsuse kehvi tulemusi, kas või näiteks selle sama koolihariduse mõttes, vaatamata sellele, et haridusminister justkui sotsialist ei ole, vähemalt formaalselt mitte, võib-olla sisuliselt küll, siis me peame vaatama ikkagi selle sama sotsialistide poole või sotside poole ja sealt kasvab see häda, mida ju Reformierakond valitsust kokku pannes ka ei oska mingit moodi lahendada, ehk et see valitsus ongi lödipükste kogum, mis jääbki selliseks ja me peamegi leppima sellega, et kõik otsused, mis sealt tulevad, on nii ja naa ja vaatame, mis sest siis välja tuleb. Sa nüüd väidad, et sotsid on hakanud üle võtma seda kunagise Keskerakonna rolli. Ja loomulikult, see on ju nähtav. Mis seal küsida on? See ei ole ju mingisugune salajas toimiv asi, see toimib avalikult. Läänemets, uus kingissepp, ütleb meile täiesti selgelt, ta on paratamatult, mis vahet seal on, et oleme ausad, et vaatame ja ütleme asjadele õiged nimed ja Läänemets ütleb selgelt, et Vladimir Svet, Tallinna linna käkikeeraja, on üle võetud selle tõttu, et demonstreerida, et edu saab saavutada ka ilma Keskerakonna toeta. Taevas appi, kui neile endale ei paista see veider välja, siis kõikidele, kes vaatlevad seda külje pealt, on lihtsalt piinlik ja lüüakse pilk maha. Keeruline on nüüd midagi tasakaalukamat öelda. Kindlasti ma ei ole nõus, et selle valitsuse näol on tegemist lödipükstusega. Kui siis sellist etteidet ma teeksin Riigikogule, kes
nii-öelda legendaarsed kummitempli nimed kandes on Riigikogust Riigikogusse seda ainult tõestanud, et nendest ei sõltu mitte midagi. Aga me oleme andnud ju kõik ühiselt läbi põhiseaduse ja oma 30 aasta iseseisva Eesti praktika delegeerinud võimu erakondadele, kellel on antud õigus valitseda, moodustada valitsus ja selles kontekstis ma olen alati lootnud, et see valitsus ehk erakondade poolt loodud koalitsioonid suhtuvad asjasse tõsiselt, nii nagu teevad meie naabrid, on need Soomes või on see Lätis, no kuidas see normaalsus on. Meil, kui valimised on läbi, siis käib võitlus või võistlus, kui kiiresti suudetakse milleski kokku leppida, kui kiiresti saada portfellid jaotatud ja valitsusametisse. Kas selleks läheb 10 päeva, 15 päeva ja juba on kirjas koalitsioonilepingus, me saame teada, tehakse seda. Soome Eduskunna valimised olid aprillis 23 ehk aasta enne meie valimisi, koalitsiooni moodustamisele läks 2 kuud ja alles aasta hiljem peale valimisi sõnastati programm, mille alusel hakati siis makse muutma, vähendama, tõstma, keskkonnaalaseid otsuseid tegema, kliimaga seotud otsuseid tegema, see võttis terve aasta. Lätis olid valimised 22 aasta lõpus, 1,5 kuud lepiti kokku koalitsioonilepingus, aga nii-öelda valimise programm, selleni kulus praktiliselt 3 aastat. Ja seetõttu me näemegi, et Läti edeneb, sest ütleme, see koalitsioonileping ja seal olevad sätted ja eesmärgid, see ei ole ju puhtalt fiskaalsed küsimused või poliitiline sõnakõlksutamine. See peaks sisaldama tervikvaadet nii üldiselt kui valdkonna kaupa, kuidas Eesti peaks arenema, seal peaks nähtuma, mis on meie eesmärgid ja kuhu me tahame jõuda, aga seda meie poliitikud ei paku meile. Nende jaoks on kõik ainult võim ja mäng. Ja nii ongi, aga ega ju selles mõttes ka meie siin ei realiseeri ju mitte midagi muud kui põhiseaduses antud võimalust. Ma möönan täiesti, et ei ole mõtet hädaldada võib-olla selle üle, kuidas demokraatia on kriisis või mis iganes, ei ole selles mõttes, et kõik võimalused toimivad ja lihtsalt antud hetkel mina soovitan küll, et kui mingi asi on suuskade mõttes nii risti läinud, kui vähegi olla saab, nii nagu ka esmasest laulust, millega saade algas ju kuulda oli, et siis tuleb seda lihtsalt välja öelda ja mitte püüda olla pieteeditundeliselt viisakas ja asju tuleb nimetada täpselt nende nimedega, mis inimestel pähe tuleb ja mitte väga palju nii-öelda arvata, et poliitiliselt korrektne olek kuidagi moodi mingit asja muudab või paremaks teeb. Diskussiooni ei ole ühiskonnas ammu enam, sisulist ka maksu- või majandusdebatti, nii et andke aga minna täpselt nii, nagu suust tuleb ja ma arvan, et võib-olla see on viis, kuidas kuidagimoodi seda vastujõudu tekitada, mida ühiskonnas täna vaja on. No ja seda vastujõudu tekitada või mitte, aga ma väga loodan, et selliseid asju nagu see sama eesti keelele üleminek ja eesti keelel nõuded vähemalt õpetajatele, et see jälle väikeste sammudega nihkub edasi. Mind teeb see isegi mitte ärevaks, vaid mind teeb see tõepoolest kurvaks, sellepärast et kurjaks olid see algul, nüüd oled juba kurb, see on hea, see on väga positiivne, et sa oled kurjast juba kurvaks saanud. Vaikselt muutun sotsiks ja hakkan mõtlema, et äkki ikkagi ei peaks võtma ära valimisõigust nendelt Venemaa ja Valgevene kodanikelt, kes siin alaliselt elavad ja nii edasi. Ütle mulle veel kord, et sotsid ei ole Kingissepa järeltulija. Tead, ma tahan ausalt öelda seda, et kindlasti ei saa tagasi tulla need ajad, mis meil olid 80-ndate lõpus ja 90-ndate alguses, kus tõesti tehti väga karme otsuseid väga kiiresti ja väga eestimeelseid otsuseid väga kiiresti, aga mind tõepoolest ikkagi ärritab ja teeb kurvaks see, et erinevates valdkondades väikeste kukesammudega me kas pidurdame edasiminekut või astume tagasi või seisame paigal või nii edasi. Ma tahan alati meenutada oma kolleegidele, kes nii-öelda hõiskavad või ütlevad, et midagi ei ole siin muutunud, kõik on nii nagu... Ei, ma ei ole seda öelnud. Oota. Ja siis ma tuletan meelde seda, see võis olla aasta 89, kui ma sattusin ühte
Vene seltskonna töötajate ette Nõukogude Liidu Rahvasaadiku kongressi liikmena Rahvarinde poolt. Ja seal oli umbes 150 inimest, ma proovisin nendega rääkida, aga ma sain seda teha oma vigases vene keeles, sest neist keegi ei osanud eesti keelt. Ja kui ma siis neile rääkisin sellest kavast, mis meil oli, osa oli juba tehtud, eesti keele seadus ja kodakondsusseadus, mille töörühmades ma olin, siis ma tõesti imestan, et ma sealt eluga välja pääsesin. Kui me läksime kuskile kauplusse, siis keegi meiega eesti keeles ei teenindanud. Need muutused on suured ja tõesti, ega need mentaalsed muutused on märksa aeglasemad. Need võtavad võib-olla pool sajandit, kui Vene kodanik, kes oma kodakondsuse järgi peaks olema lojaalne Vene riigile, kes praegu hävitab ukrainlasi, sealset tsiviilühiskonda, peab murduma ja saama eestlasi. Nii et ühelt poolt mõistes kõike, mida te räägite, teiselt poolt ma usun, et me suudame seda nii-öelda selle protsessi lõpule viia, aga mingil juhul me ei tohiks nagu nii-öelda liiga kergekäeliselt loopida loosungid, et vot tema on nüüd see Kingissepp või tema on mingi teine või kolmas, see sama Vladimir Svet, kes linnavalitsuses töötades, kui ma seal ka olin, oli üks kõige eestimeelsemaid võib-olla selle linnavalitsuse liikmetest. Ta on olnud õiguskantsleri nõunikuna töötanud, ühesõnaga see, mis ta kunagi on öelnud, oli tema poolt, ütleme, absoluutselt vale. Aga elu peab muutuma. Me õigustame praegu oma jutuga seda, et kõik nii hull ei olegi. Igast väiksest natukene hullust asjast saabki lõpuks see, et lõpuks laiutavad kõik käsi ütlevad. Marek, ma tahan öelda seda, et asi on muutuses ja ühiskonnaprotsessid ei toimu sõrmenipsust. Ei toimi. See nips kestab 30 aastat. Ja teine asi, Ignar, keegi ei soovi, ma loodan, et sa tegid lapsuse, keegi ei soovi, et siin elab venelane muutuks eestlaseks, aga siin elab venelane, kes elab alaliselt siin, kelle laps käib siin koolis ja kes ise töötab ametikohal, näiteks nagu õpetaja, peab oskama elementaarselt tasemel eesti keelt. Punkt. Selle üle ei vaielda. Absoluutselt, aga küsimus ei ole temas, vaid küsimus on meie sellises poliitilises süsteemis, mis on lubanud sellel jätkuda aastakümneid. Et ma tahaks kogu aeg rõhutada, et kõik peavad vastutama ja poliitikud peavad vastutama ka. Et kui viga tehakse, vastutavad kõik ja kui hästi läheb, teeb hästi üks inimene. Tõmbame hinge. Keskpäevatund. Keskpäevatund jätkab, Marek Strandberg, Ignar Fjuk, Ainar Ruussaar raadiopilti ei näita, aga mõlemal stuudiokülalisel oli silmad pahupidi vaheajal, et asi läks väga tormiliseks, aga jätkame tormiliselt edasi. Ärge nüüd kõike ka tõe pähe võtke, mida te raadiost kuulete. Eesti riigivõla kasv oli esimeses kvartalis Euroopa Liidu kõige kiirem jälle. Eurostati andmetel 23,6%. Rahandusminister Jürgen Ligi hinnangul peatub laenukoorma kasv meil siis, kui eelarve defitsiit püsib 3% juures. Eestis kasvas võlakoormus, valitsussektori võlakoormus siis esimeses kvartalis aastaga 6,3% punkti, mis on Euroopa Liidu riikide seas kiireim tõus. Kuidagi edasi, mismoodi? Domineerivad 3 valdkond, tervishoid, sotsiaalkaitse ja riigikaitse kuskilt tegelikult maha võtta ei saa. Tuleb ainult juurde panna. Ja siin on muidugi üks asi, et mida juba eelmiseski saate osas räägitud sai, et kokkuhoidev valitsus on teinud niisuguse omapärase sammu, et loonud juurde ministrikoha. Ja teine asi, mis on nagu jälle selline näide, kuidas üsna ükskõikselt suhtutakse inimeste sissetulekuisse ja toimetulekusse, on see, et kõik peavad maksma, kõik julgeolek on ühine asi. Ja siis nagu määratakse tulumaks siis alates esimesest teenitavast eurost ja sõltumata sellest, kas neid eurosid on alla elatusmiinimumi või vaesuspiiri, küsitakse see 2% sealt juurde. Ja minu meelest nagu see olukord, millega ka kõige vaesemate pealt siis püütakse armeed üleval hoida ja julgeolekut üleval hoida, ei ole loomult õige. Sellepärast, et see 300 euro pealt see 2% kuus on 6 eurot, mis võib tähendada inimesele täitsa mitme päeva toidu
kordi ja kui see ära jääb, siis see trots või negatiivne emotsioon, mis sellega kaasneb, ei ole küll see, millega ma tahaks, et riigi julgeolekut üles ehitatakse. Teisalt, me ei ole tänase päevani, juhin tähelepanu, kuulnud mitte ühtegi piiksu ja selget sõna selle kohta, sellepärast, et indekseerimine, kõrgemate ja keskmiste riigiametnike palkade indekseerimine on see, mis kasvatab neid palku ikkagi sadades ja tuhandetes eurodes iga-aastaselt. Ja küsimus ongi nagu selles, et võrdlevalt sellesama esimesest eurost alates maksu kehtestamisega oleks tahtnud näha ju, mida me siiamaani näinud ei ole, et millist mõju avaldaks tegelikult indekseerimise hetkeline peatamine, mitte aeglustamine, juhin tähelepanu, sellepärast et sellest nii-öelda arvutatult ei tule sellest esimesest eurost maksu kehtestamiselt nüüd mitte väga palju üle 50 miljoni euro aastas. Ja mõte oleks nagu selles, et ma arvan, et need indekseerimismudelid, mis nii-öelda kõigil, kellel suured palgad riigisektoris ja mille eest me ju kõik maksame, ma usun, et need summad oleksid suuremad. No ja tegelikult, mis mind natukene ärevaks teeb ja mida me kõik siin kasutame ka, on see, et tõepoolest makse tõstetakse eelkõige selleks, et tõsta julgeolekut, nii kaitsevõimet kui ka sisejulgeolekut, aga julgeolek on nüüd selline mõiste, mis on küll uue valitsuse tegevuskavas lahti kirjutatud, aga annab siiski võimaluse väga laiaks tõlgendamiseks. See on väga lai mõiste. Julgeolek ju tegelikult ei tähenda ainult laskemoona, punkreid, politseinike palka ja nende arvu, see on tervishoid, see on toimetulek, et ei juhtu nii, nagu on juba kunagi juhtunud, bensiiniaktsiini tõus läks mitte teedesse ja liiklusohutusse, vaid sellega lapita igasuguseid muid auke ja aktsiisitõus tähendas piiriülese kaubanduse suurenemist ja nii edasi, et siin on tegelikult lisaks maksutõusule väga palju selliseid ohte, mida tegelikult ajakirjanikud ja meie ka siin saates peaksime silmas pidama, et tõepoolest, et see maksutõus läheks siis julgeolekusse selle sõna otseses mõttes. Kuulan teid ja te olete vist ka saanud teatud väikse nii-öelda positiivse laksu või mingi viiruse, et räägite nüüd nii-öelda kontekstis, kus te olete tunnustanud selle maksuküüruga seonduva. Tõsi, selle valitsuse mis mõttes unustanud? Lükatakse edasi see aasta otsa, mida me unustanud oleme. Otsuseid oligi, et lükatakse edasi, aga see ju sisulist pilti ei muuda. Üks aasta, järgmine aasta on ju meil defitsiit praegusest isegi veel kõrgem, nii et selle läbi olukord ei parane. Aga ma lihtsalt tahaks tuletada meelde, et see maksuküür, millest on räägitud ja mis tõepoolest sisuliselt tähendas seda, et üks kunagine väga ebaõnnestunud maksuregulatsioon tehakse ümber, aga seda ei tohiks teha sellises võtmes, nagu teda tehti, ehk selle kulureal on 500 miljonit, aga tulureal on 0. Ühesõnaga sellega kasvatatakse defitsiiti. Nii et see aasta edasi lükata, 2 aastat või 5 aastat edasi lükata, see on ikka vale otsust, sest hea tava meil riigis kujunud, hea tava, mida nüüd Kaja Kallase ja eelnenud Jüri Ratase valitsusega nagu lõhuti, on see, et hakati tooma riigieelarvesse kulusid, millel puudus nii-öelda tulureal vastav sissekanne. Ja nii me peaksimegi vaatama ka seda maksuküüru, see on halb regulatsioon, aga see tuleks nagu ümber sõnastada või vormida selliselt, et näiteks, et seda nii-öelda raha, mis jääb maksumaksjale kätte 500 miljonit, see peaks olema kompenseeritud siis näiteks astmega 28-30% üle 2 või 3 keskmise palka saavatele inimestele või siis ka teist seda või praegust esimest protsenti 22 hoopis alandada, et tekitada selline vähem erisustele ja erisustele kasvav ühiskond. Nii et uuesti kordun, ükski maks ei ole üksnes fiskaalteema, see on ka väga tõsine ühiskonna formeerimise teema, et milliseks ühiskonda me tahame.
no ja selles mõttes loomulikult me nagu kuuleme seda ja kui me mõtleme nagu laialt laastus selle peale, et nüüd me oleme nagu saavutanud olukorra, kus absoluutselt kõik erakonnad, nii vasakpoolsed kui parempoolsed, kõnelevad maksutõusudest. Ütle mulle üks täiesti vasakpoolne erakond Eestis. Või üks täiesti parempoolne erakond. Neid ei olegi, no ma ütlen, et need on muutunud täiesti ühetaoliseks. No sellest ka minu termin, lödipüksid, et nagu ilmavaadet pole. Ja see ilmavaate puudus ju seisneb ka selles, et erakonnad, millel on olnud nagu üsna selge arusaam ja ma arvan, et see arusaam toimiks tänase päevani, kus juhul, kui majandus on kinni jooksnud, tuleb seda lahti lasta mitte makse tõstes, vaid neid alandades ja kõikvõimalikke muid asju ja piiranguid maha võttes, sellepärast, et kui me usume, et inimesed ise organiseerudes saavad oma asjadega hakkama ja kasvatavad majandust, siis see ongi ju ainuke tee, mille kohta meil tänasel hetkel ei ole ühtegi märki. Ainsad märgid, mis on see, et rangelt hoitakse ennast eemal riigisektori kulude alandamiselt ja minu meelest on see väga-väga halb märk selles mõttes, et ka kõik nii-öelda poliitikud tunnevad täna, et või pagan, kui me nüüd nagu riigisektoris ka midagi teeme, et enda nagu tulevik kannatab. Strandberg räägib nüüd väga selgelt Keskerakonna ja eelkõige Isamaa juttu. No ei, Keskerakonna jutt on see lihtsalt õpetutult nüüd, et nad ei oska muud juttu enam rääkida. Keskerakond on olnud täpselt samasugune riigi raha raiskav organisatsioon. Vaata see väide, mida sa siin korrutad, nagu poliitikud armastavad korrutada, kes on tänase valitsuse kriitikud, et maksutõusuga ei aita majandusele kaasa, maksutõusuga aitab kaasa ilmselt vähemalt sellele, et saab riigieelarvesse natuke raha, sellepärast et teenuseid tagasi ei võeta, aga Ignaril ma vaatan juba, silmad on pahupidi. Ei, mitte seda, aga on võimalik rääkida indekseerimisest ja seda tuleks ära teha, rääkida kärpimisest ja seda tuleb teha, mida ei ole tehtud juba viimased 3 aastat, kui siis ainult üksikutes kohtades. No natukene, ei, isegi kui sa ütled natukene, ma arvan, sa ei oska midagi ette tuua, mida siis ikkagi tehti. Aga heitsin pilgu ministeeriumitesse, kuidas on nüüd toimunud töötajate arvuga seonduv näiteks viimases 2. kvartalis. Haridus-teadusministeerium kasvas töötajate arv 20 võrra, nüüd on neid juba 358, Sotsiaalministeeriumis suurenes töötajate arv 8 võrra, Kultuuriministeeriumis suurenes 4 võrra, see on kvartalist kvartalisse, kogu aeg kasvab töötajate arv, samas ei tohiks ju üks mõistlik juhtimine ei peaks kogu aeg koormama avalikku sektorit mingisuguste rumalate uute ülesannetega, vaid seda peaks just nii-öelda kogu aeg revideerima ja muutma riiki efektiivsemaks. Ja just selles samas Haridus-teadusministeeriumi võtmes ma nagu ei saagi aru. Seal töötab 350 töötajat ja mitte ükski neist ei osanud vastsele haridus- ja teadusministrile Kristina Kallasele öelda, kuhu see ministeeriumile suunatud raha läheb. Selleks oli vaja palgata Jaak Aaviksoo, kes 3 aastat pingsalt tööd tehes ei osanud ka öelda, kuhu see raha läheb. Ja tuvastas selle, mille ta ise oli tekitanud. No täpselt, aga ma ikkagi tahan öelda, et millega need inimesed ministeeriumis see 350 tegelevad, kui nad isegi ei tea, kuhu see valdkonnale suunatud raha läheb, kas seda kasutatakse mõistlikult, see peaks olema nende esmane ülesanne. Ma võin vastata sulle, kuhu. Sa oled nende poole läinud üle? Ei, ma ei ole läinud nende poole, ma võin vastata, miks nad seda teevad või miks nad ei vasta. Ega ju kõik inimesed, kes on võtnud laene, kulutanud, ostnud mingisuguseid asju, võlgu pikalt, kortereid, maju, autosid, reise, terviseparandusi ja nii edasi, nad peavad olukorras, kui tekib poliitiline oht, et võidakse hakata kulusid kokku tõmbama, istuma vaikselt nagu kuldid rukkis, et keegi ei läheks nende tulude kallale ja nii täpselt see psühholoogiline mehhanism, mida me valitsussektoris näeme, toimibki. Alati leitakse põhjendus, miks üht või teist kulu ei saa vähendada. Marek, sellepärast on meil erakondadele tuginev poliitiline süsteem,
minister läheb ministeeriumisse ja ta seab sihid, ta seab eesmärgid, mitte ei istu kõrvad löntis ja ei jälgi lihtsalt, mida need sinu poolt kirjeldatud ametnikud teevad. No, aga nad teevad seda. Ma toon sulle välja, et teises kvartalis oli muide selles samas ministeeriumis keskmine töötasu, keskmine 3245 eurot ja kvartaliga ta kasvas 260 eurot. See sama koalitsioon, nad ei ole aastaga midagi teinud, vaid see kasv on veel kiirenenud. Töötajate arvu kasv ja keskmise palga kasv. Meil on Eestis umbes 50 000 inimest, kelle tulud on allapoole 300 eurot kuus, mis on vaesuspiir. Ehk et jälle, osade palk kasvab rohkem kui see vaesuspiir, mille pealt korjatakse esimesest eurost alates meie julgeoleku kasvatamiseks tulumaksu. Ja minu meelest see pilt ei ole adekvaatne ja see pilt on asotsiaalne ja autistlik ja puudub igasugune empaatia nendel otsustel, sündigu nad siis ametnike poolt või poliitikute poolt, puudub mõistmine sellest, kuidas inimesed Eestis tegelikult elavad. No jaa, ma tegelikult ütlen teile mehed, et mulle see teie jutust kõlanud populism, et kõik avaliku sektori töötajad teevad ma ei tea, kas vale või eesmärgitud tööd, see on täielik jama, see on vale. Ei, ma ei ole öelnud kõik. Ma olen öelnud, et see on tendents, mis leiab endale toetust ja see on motivatsioon, millest on psühholoogiliselt lihtne aru saada. Ja kui see on nii, siis miks me peame eirama, et sellised motivatsioonid inimeste käitumist mõjutavad, et sellised motivatsioonid, mis tulevad riigisektorist, panevad ka poliitikuid kiitma seda sama asja. Ei, see ei ole ju absoluutselt kõigile ühetaoliselt löömine, vaid ühe vitsaga võtmine, vaid see on motivatsioon, mis on olemas ja ma ei usu, et me keegi usuks, et seda motivatsiooni pole või sa usud, et ei ole? Me võtame nüüd kiirelt rahustavad tabletid ja siis jätkame. Keskpäevatund. Strandberg, Fjuk ja Ruussaar jätkamas Keskpäevatundi ja tegelikult te viisite kogu meie saate tupikusse, sellepärast et teie jutust ei saanudki mina võib-olla sain, tundes teid, aga kuulaja tunneb teid vähem. Ei saanudki aru, et kas siis koalitsioon, mis täna on ametis, erineb koalitsioonist, mis oli varem ametis või erineb koalitsioonidest, mis oli veel varem ametis. No mina ütleks ainult niimoodi, et kuivõrd valitsusvastutust kannavad need samad erakonnad, tuginedes oma valimisprogrammidele või antud lubadustele, saadud mandaadile, häältele ja kohtadele Riigikogus või siis ka koalitsioonilepingule, mille uues versioonis lisati ainult mõni säte. Valitsustegevuskava on selles. No nii, siis vahetusid ainult kaks võtmeministrit, peaminister ja rahandusminister ja need on väga tugevad persoonid. Et selles suhtes ma arvan, et tegemist on selle sama koalitsiooniga, selle sama vastutust seltskonnaga. Nad vastutavad ka eelmise valitsuse tegemiste eest ja minu poolt on siis Michalile lihtsalt väga suur toetus, et ta aduks seda, mida ta kõik tema valitsuse ees seisab, mida eelmine valitsus pole teinud. Kuid seda öeldes ma ikkagi imestan, et kuidas on siis ikkagi võimalik, et nüüd järsku selles uues olukorras hea sõber Jürgen Ligi ütleb, et talle on just nagu uudis, et riigi rahanduslik seis on nii halvas seisukorras. Kuidas on see võimalik, kui oota nüüd Marek, kuidas on see võimalik, kui see sama seltskond on läbi 3 viimase valitsuse olnud, nende poolt on olnud rahandusministrid, miks ei ole siis kuidagi seda kommunikeeritud, seda rahanduse nii viletsat seisu, kas on põhjuseks olnud lihtsalt, et tahetakse hämada või valetada, valimistel võita või on, ma arvan, see on isegi veel tõsisem põhjus, et erakonnas ja erakondades valitseb nii-öelda esimehe autoritaarne režiim ja kui me jälgime, kuidas kõik need inimesed, kes istusid Riigikogus või olid valitsuses Kaja Kallase ajal, olid vait nagu kulditrukis ja alles nüüd nad oskavad või suudavad midagi öelda, siis see on ju tegelikult hinnang Eesti
poliitilisele süsteemile. Ja ega see ongi väga dünaamiline ja me vaatame mingit näitemängu, aga õnneks on, meil on olemas ka targad psühholoogid, kes aeg-ajalt uurivad seda, et mismoodi inimene käitub ja kõik muu sinna juurde kuulub. Ja üks päris vahva artikkel on Eesti psühholoogide poolt tulnud, mis puudutab seda, et kuidas inimesed ennast nagu, kui rahulolevalt inimesed ennast tunnevad. Ja seal on üks huvitav järeldus. Me kogu aeg on arvatud, et see rahulolu kujuneb nagu välja nagu elu käigus ja kõik võimalikud faktorid, mida inimene iga päev tunneb ja näeb, mõjutavad seda rahulolu märkimisväärselt. Ja nüüd tuleb välja, et ei, 80% ulatuses on inimese rahulolu, ehk piltlikult öeldes valija rahulolu, kui me kanname selle üle valijatel, mida autorid muidugi oma artiklis ei tee, mina teen seda natuke suvaliselt, on ette määratud, kas geneetiliselt või juba mingite muude asjadega. Ehk et poliitikud on tundnud seda ammu juba, et 80% inimestest on sellega rahul, millises olukorras nad on, milliseid valikuid nad teevad. Ja minu meelest on see nagu üsna silmi avav uuring, mis annabki kõigile kindlustunde, et ükskõik mida lubada, ükskõik mida teha, siis inimese orgaaniline vajadus iseenda ja oma toimingutega rahul olla on olemuse mõttes nii tugev, et mitte mingeid riske sõltuvalt sellest, nagu sa näiteks Ignar tundliku inimesena siin kirjeldad, mida poliitik peaks tundma või mille eest vastutama, et see on nende juurmises sabakondis see teadmine olemas, et inimesed on üsna tuimad ükskõik mille suhtes ja see annab neile selle võimaluse. Ma küll ei tea, Strandberg, millisele artiklile sa viitad, ma ei ole seda lugenud, aga sinu väide, et geneetiliselt on inimestest 80% rahul olukorraga ükskõik kus nad on, ei saa tõele vastata. Miks ta ei saa, kui seda on ütleme, ta on ülekantud, ma natukene utreerin, eks ole, aga see, et inimeste rahulolu tunne on oluliselt suurem asjana iseeneses, kui siiamaani arvatud, see on küll kindlasti. No jaa, vaata, sinu väide kõlab, mulle praegu meenus, et kui ma olin Nõukogude armees, siis ma lohutasin ennast sellega, et kõik on küll õudne ja veel näiteks 1,5 aastat või aasta on teenida, aga tegelikult varsti läheb ilm valgemaks või... Aga see andiski sulle võimaluse üle elada. See annab ka inimestele võimaluse üle elada kõikvõimalikud valitsused sõltumata sellest, mida nad objektiivselt teevad või millega nad kõik ei Marek, see sinu poolt on küll selgitus, aga mitte õigustus ja ka mitte õigustus sellele, et Eesti poliitiline süsteem ongi nagu allutatud sinu selle 80% geneetilise ettemääratuse diktaadile. Mida on Eesti oma? Vaata, kuidas toimuvad mujal protsessid. Täna võidavad parempoolsed valimisi ühes Lääne-Euroopa riigis, teises Lääne-Euroopa riigis, kolmandas, järgmine kord võidavad vasakpoolsed, aga meil millegipärast võidavad ühed need samad. Ja siia ongi maetud see nii-öelda kurja juur, et meie erakondadele on antud nii-öelda blanko valitsemise õigus tänu sellele, et maksumaksjad seda väga finantseerib kogu nende tegevust või tegevusetust. On antud, ei tähenda mitte midagi, Ignar Fjuk, sellepärast, et meie seadused on demokraatlikud ja keegi ei ole andnud. Vastavalt seadustele valija valib need erakonnad, kes on praegu võimul. Kellel on rohkem reklaamiraha, ta neid valibki. Õige, sealt tuleb tegelikult nagu vastus küsimusele. Õudselt lihtne on alati öelda, sul on rohkem raha, sina võidad valida. Ei, mitte seda, ma ei tahtnud sinna üldse jõuda. Kui me vaatasime viimaseid Briti valimisi, kui me vaatame üldse valimisi mujal, siis sellist pikka venitamist, tantsu, tralli, kampaaniaid, mujal ei lubata. Mujal ei ole. Vaadake Briti valimisi. Need toimusid kiiresti, äkiliselt. Prantsuse erakorralised valimised, 3 nädalat olid valimised toimunud. Ehk et kui keegi soovib analüüsida seda, millisel moel inimeste meelsus kanda üle valimistel valitsuse valikutesse ja parlamendi valikutesse, tuleb vastust otsida küsimuses, kui kiiresti need käivad. Ja meil on seda aega pikalt ja võib-olla on see kellegi politoloogi või uurija asi selgitada, et kas see tõesti ongi nii, et me anname liiga palju aega selleks, et inimeste konkreetseks hetkeks, näiteks tänaseks, homseks või järgmisteks valimisteks formeerunud seisukoht muuta valimiste tulemuseks
me laseme sellel kõigil relakseeruda. Ja no kindlasti on teatud valija puhul toimiv see, kui suur poliitiku plakat kusagil tee ääres maja seinal ripub, kas see on 4 või 6 korruse kõrgune, aga see ei ole ainus ja põhjendus. Aga võib-olla on tõesti inimesi juurde vaja. Postimees viitab äriregistri andmete totrusele. Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumis on 208 töötajat ja on äriregistris kirjas keskmise brutopalgaga 16 315 eurot. Kaitseministeeriumis on 16 000. ei, see on tõenäoliselt kvartali kohta. Kaitseministeeriumis on äriregistri märge, et seal ei tööta ühtegi inimest, keskmine palk on 14,1 miljonit eurot. Tähendab, võib-olla on inimesi juurde vaja, kes selliseid registreid korrastaks. Ja muidugi, see on hea üleskutse. Pane tähele järgmisel hetkel meie uus Reformierakonna... Sa said aru, et see oli iroonia. Ja ma sain sellest aru. Reformierakonna fraktsiooni piitsutajast uus majandusminister tulebki sinu hea ideega välja ja ütleb, vaadake, meil on inimesi juurde vaja, sellepärast isegi Ainar Ruussaar ütles Kuku raadio saates, et seda on vaja. Sina kordasid praegu. Ja mina kordasin seda. Aga muidugi... Veel kord, Erki Keldo, see oli mõeldud nalja. Aga kindlasti ei allu kõik lihtsalt nii-öelda lihtsale psühholoogiale, et kuidas on nii-öelda valija aju üles ehitatud ja kuivõrd ta on ühele või teisele asjale allutatud. Doktor Fjuk, mida sa silmas pead? Pean silmas seda, et kõige selle kõrval oskavad erakonnad väga tundlikult näha, kes on nende valijaskond ja vastavalt sellele ka oma eesmärke seada. Näiteks üks väga kõnekas fakt on see, et ka viimastel aastatel, eriti just viimasel aastal on ka Reformierakond järsku võtnud positsiooni, et me pensione ei puuduta. Me ei puuduta indekseerimist, me ei puuduta midagi. Ja siis tuleb üks küsitlus, mis näitab, et aastatega on kunagisest Reformierakonnast, keda toetasid noored ja haritud inimesed, et nende toetajate põhimass või väga suur nendest toetajatest on üle 60+, ehk selle 30 aastaga, 30 aastaga, mis Reformierakonnad on nende toetajaskond ka vananenud 30 aastat. No aga ja nad ongi oma toetajatega kaasa läinud. Ja nüüd nad ongi nii-öelda sotsidega seljad kokku pandud ja kalastavadki nii-öelda 60+ kõik kalastavad inimesi. Samu inimesi. Kõik kalastavad varsti venekeelseid inimesi ja kõik kalastavadki täpselt samasuguseid inimesi, sellepärast et valimised, ütlen ma veel kord, mis mulle tundub on üks oluline aspekt, on muutunud liiga aeglaseks selle jaoks, et ühiskonnas vaieldamatult inimeste hulgas leviv emotsioon muuta valimistulemuseks. Ja see, et seda ei tehta, see tekitabki lõppkokkuvõttes selle vindumise, kus öeldakse, no aga te ju ise valisite, mis me sinna teha saame, meil on selline valik. Ja ma arvan, et demokraatia protsesside uurimust, mitte kirmuda, et demokraatia ei toimi, demokraatia toimib, vaid need nüansid, mis selles protsessis, see retsept, mis selles valimisprotsessis natuke nigel on, vajaks analüüsi. No ja nüüd sa viitad erakorralistele valimiste võimalusele, mis see tegelikult ei ole. Ma ei viita isegi erakorralistele valimistele. Ma viitan seda, et valimisi võiks esile kutsuda tõepoolest sagedamini. Millisel moel see välja näeb, ei oska öelda, aga see nii-öelda stabiilsusele orienteeritud Eesti põhiseadus võib-olla selles osas ja enam väga hästi ei toimi. Ja samuti peaks olema muudetud see, keda saaks valida, näiteks Soomes on võimalik valida ka valimisliite. Ja see ei ole midagi muutud halvemaks, vaid see annab alternatiivi, see annab värsket verd võimalusi. Meie aga demokraatlik protsess on kergelt öeldes nigelaks muutunud. Ainuke muutus, mis on toimunud, et erakond võib olla väiksem ja et valimised ja propaganda võib kesta kuni valimishetkeni välja, on köömes. Tahaksime jätkata, aga saatekava, olümpiamängud ja produtsent ei luba. Ignar Fjuk, Marek Strandberg, Ainar Ruussaar tänavad, et kuulasite. Keskpäevatund taas järgmisel laupäeval. Keskpäevatund.